Vot, sellist kivi oleks mulle kiviktaimlasse vaja. See peab siis küll olema väga suur peenar. Tegemist on rändrahnuga. Lahemaa on Põhja-Euroopa rändkivirikkaim piirkond. Ahah, rändrahn või? Kuule, väga hea. Tähendab, see kivi on välismaalt pärit, jah? Jah, jää on sellised kivid toonud peamiselt Skandinaaviast. Eestis leidub ka umbes 100 eriti suurt hiidrahnu, nagu see. Vot selliseid kive ongi mulle vaja. Nendes on ikka sellist väge ja võimu. Nende ümbermõõt algab 25 meetrist, nii et sina ei jaksa neilt ümbert kinnigi võtta. See kivi on palju väiksem kui minu maja. Kuule, mis sa arvad, kui ma jätan maja kõrvale tennise platsi tegemata? Kas see kivi sobib sinna? Lahemaa sümbol Jaani-Tooma suurkivi meenutab 12 000 aastat tagasi sulanud mandriliustikult maasse tunginud kivikirvest või odaotsa. Lahemaa on tuntud teadlaste looduse uuringute koht juba 19. sajandist. See hõlmab Eesti kaitsealadest kõige rohkem erinevaid loodus- ja kultuuriväärtusi. Rändrahnud ja kivikülvid, rabad, jõed ja joad, poolsaarte ja lahtedega liigendatud rannikuala, klint. Poole Lahemaa rahvuspargist moodustab mets ja kolmandiku meri. Ranniku ja sisemaakülade maastiku on erinevaks kujundanud 4000 aasta vanune asustus ja inimeste tegevusalad, aga ka meri. Ja muidugi kuuluvad Lahemaale ka ajaloolised mõisakompleksid. Palmse on sümbol iga eestlase jaoks. Et Lahemaa rahvuspargil on eriline koht Eesti looduskaitse ajaloos. See on meie esimene rahvuspark ja esimene kaitseala, mille loomisel on võetud aluseks rahvusvahelised põhimõtted ja samuti on arvestatud Eesti looduslikku ja rahvuslikku eripära. Siin on esindatud ulatuslikul maa-alal võrdlemisi terviklikud ja eriilmelised loodusmaastikud. Kui sajandi eest uuriti Lahemaal rahne või teisi üksikobjekte, siis nüüd kaitstakse elupaika kui tervikut. Mida rohkem seda tunda, seda rohkem sa seda avastad ja siit leiab hingerahu ja tasakaalu nii see, kes armastab rabavaikust või metsavaikust, aga minu lemmikmaastikud ja hingemaastikud on mererannad.